taotluse koostamine avalehelt. Siia ma sisestan siis aadressi, kuhu ma soovin mingisugust taotlust koostama hakata. Oletame, et Kuuse 3 Murastes on see maaüksus, kuhu ma soovin ehitist hakata püstitama. Kui maaüksusel on ka ehitised, tulevad ka ehitised siia loetellu. Kui on ainult katastriüksus, ehitisi veel ei ole, siis tuleb ainult katastriüksus ja katastriüksusele vajutades loetakse siia kõik need katastriüksusele vajutades kuvatakse siis see katastriüksus ja katastriüksuse tääbile on nupud, millele vajutades saab taotlust koostama hakata. Kui maaüksus on hoonestamata, saab esitada projekteerimistingimuste taotluse, ehitusloa taotluse või ehitusteatise ehitise püstitamiseks. Või kui tegemist maaüksusel on hoone, aga ehitisregistrisse hoonet kantud ei ole, siis saab lisada selle puuduva ehitise ehitisregistrisse ja siin avatakse siis andmete esitamise teatis. Ükskõik millisele nupule vajutades, siis programm siis kas küsib täiendavaid küsimusi, millele vajutada tuleb. Näiteks siin projekteerimistingimustel valin ehitise liigiks hoone ja vajutan jätka nupule. Kui ma soovin ehitusluba taotleda, see kaart on natukene suur mul siin, siis ehitusloa taotluse või teatise vormil siis valin ehitise liigi, kas hoone või rajatis. Ja siit saab siis jätkata. Natukene ekraani väiksemaks. Paistab natuke rohkem neid nuppe. Saab vajutada, valida siis hoone, valida alusdokumendi. Kui on olemasoleva ehitisega, siis siia tuleb viimane dokument, näiteks ehitusluba või kasutusluba. Kui selle dokumendiga seonduvalt on vaja siis järgmiseid toiminguid teha ja vajutan jätka nupule ja genereeritakse taotlus. Ja sama ka siis andmete esitamise teatisel. Esmalt teen ehitise liigi valiku ja siis jätka nupule. Teine võimalus taotluse koostamist alustada on menüüst. Menüü osas tuleb muudatus. Menüü jaguneb nüüd kaheks. Ehitamine ja ehitamise nupu alla tulevad projekteerimistingimuste taotlused, ehitusluba, ehitusteatis, ehitamise alustamise teatis ja täieliku lammutamise teatis. Kasutamise menüü nupu alla tulevad kasutusluba ja kasutusteatis ja andmete esitamise teatis. Nii, ja kõigepealt ma näitan projekteerimistingimuste taotlust. Kõikidel taotlustel meil tegelikult on olemas ka vahelehed nüüd, see on ka üks uuendus, mis tuleb koos menetluskeskkonna laivi tarnimisega. Ja vahelehtedele esimeses osas kuvatakse lühike info, millisel eesmärgil projekteerimistingimusi taotletakse. Valdavalt on need tekstid ehitusseadustikust, mõnevõrra siis mugandatud suupärasemaks ja lihtsamalt võib-olla mõistetavaks. Ja kes neid projekteerimistingimusi annab, on ka siia ära toodud. Taotluse, kui isik on juba koostanud mingisugused taotlused, siis siia alumisse plokku tekib eraldi tabel, kuhu neid koostatud ja esitatud taotlusi kuvatakse. Ma hetkel seda siin ei näe, sest et selle autenditud avaliku kasutajale ühtegi dokumenti veel ei ole. Nii, siis ja siia paremasse nurka siis tuleb nupukene, on kuvatud koostan uue taotluse. Siia vajutades genereeritakse taotluse põhi. Need taotluste põhjad on ühetaolised kõikide taotluste puhul. Erinevused siis on ehitiste ploki peal. Taotlust koostama asudes alustatakse jälle kas siis katastriüksusest või maaüksusest. Oletame, et projekteerimistingimused ma soovin sellele samale Kuuse 3 maaüksusele taotleda. Teostan otsingu. Siin üks elamu on, aga selle elamuga ma ei soovi midagi teha. Ma tahan täiesti uued projekteerimistingimused taotleda. Siis ma valin selle katastriüksuse. Ja
siia siis kuna seda ehitist veel ei ole, mida mehitama tahan hakata, siis selle ma lisan taotlusele ja soovin hakata siis tegema. Ehitise lisamise vormile esmalt peab valima, millist liiki ehitist ma ehitada siis tahan, millele ma tingimusi soovin, kas hoonele või rajatisele. Oletame, et antud hetkel on siis, ma soovin hoonet hakata ehitama ja vaatan jätku nupule. Siis programm genereerib mulle selle ehitise. Genereerib ehitise. Testkeskkonnavõlud. Tundub, et mul on baas on kuhugi ära kadunud vahepeal. Ühesõnaga, siia tuleb siis see ehitis, millele ma saan hakata kuju ja aadresse määrama ja selgitama, mida ma täpselt soovin teha. Kuna mul see ehitis nüüd siia ei tule, siis ma näitan edasi projekteerimistingimuste taotlus isikute lehekülge. Isikute lehekülje kõige suurem muudatus on see, et taotleja teataja genereeritakse taotlusele küll automaatselt. Eesmärk on ennekõike see, et dokumendi koostamise alustaja ongi see, kes soovib taotleda või teatada midagi. Isikute rea tabeli parempoolses servas on nupud. Ma saan vaadata neid andmeid, ma saan neid andmeid muuta ja kui isik on vale peale läinud, saan ära kustutada. Kõige tähtsam on muudan nupp. Muudan nupu kaudu saab taotlejate või seda isikute rolli siis määrata. Kui see sama taotluse koostaja on ka omanik, ta võib-olla on ka planeeringu koostaja, kui projekteerimistingimusi taotletakse detailplaneeringu olemasolul ja ta on selle detailplaneeringu näiteks koostanud, et siis tema ise taotlebki oma detailplaneeringus mingisuguse täpsustuse tegemist, et võib-olla ongi hästi vana planeeringuga, kus teatud asjaolusid ei osatud ette näha ja nüüd on vaja selles osas planeeringut täpsustada, siis selline roll on tal võimalik. Dokumendi sisestaja roll on ainult kohaliku omavalitsuse töötajatel, et kui neile esitatakse paberkandjal dokument, siis nad ei ole ei taotlejad ega teatajad, vaid lihtsalt selle dokumendi sisestajad, kes selle dokumendi registrisse kannavad. Ja kui ma olen kõik need valikud ära teinud, siis salvestan ja need kõik rollid kuvatakse siis ühe rea peale. Kui on vaja veel lisada isikuid, siis lisan isiku nupu kaudu. Näiteks saab lisada ka omaniku. Oletame, et omanikuks on Terviseamet. Võtame siit Terviseameti, vajutan jätka nupule ja siia ma saan lisada isikuandmed. Saan lisada e-posti aadressi ja salvestan. Ja siis tuleb isik loetellu. Nii. Kui nüüd kõik isikud, keda ma soovisin lisada, on lisatud, siis salvestan selle vaate ära ja liigun järgmisele vahelehele. Projekteerimistingimuste taotlusele saab lisada detailplaneeringuid, kui on just seda ennekõike siis sellisel juhul, kui detailplaneeringu olemasolul taotletakse projekteerimistingimusi ja siia saab lisada detailplaneeringuga seotud andmed. Nii palju, kui need andmeid siis selle detailplaneeringu kohta on ja detailplaneeringu täpsustamise põhjus on siis seaduses toodud põhjused, millistel põhjustel neid soovitakse siis saada. Ja loetelu on siis ette antud, saab valida kas kõik või ainult siis ühe, oleneb milline asjaolu siis neid täpsustab. Taotluse juurde saab lisada lisadokumente, olenevalt siis projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgist ja selles osas mingeid ettekirjutusi ei ole. Paremal pool asub jälle nupp, lisan faili ja avatakse faili lisamise modaal.
Faili saab siia lohistada, saab valida arvutist ja vaatan, ma olin siit praegu arvutist ühe suvalise faili ja lisan. Uues aknas küsitakse, millise dokumendiga on tegemist. See dokumentide liikide loetelu mõnevõrra veel täieneb. Need loetelud on veel läbirääkimisel. Siia saab lisada dokumendi numbri, kui see on sellel dokumendil olemas, nimetuse. Vaatame, et see oligi mingisugune projekti seletuskiri, kes on koostanud, milline on dokumendi lisamise kuupäev. Neid saab kalendrist valida või siis käsitsi sisestada ja salvestan. Ja siis see dokument tekib siia tabelisse. Kui dokument on vaja alla laadida, siis pilvekese nupu kaudu saab seda alla laadida. Kui läks mingi veli valesti, kirjaviga tekkis, siis saab muuda nupu kaudu siis muuta dokumendi numbrit, nimetust ja koostaja väljaandja andmeid ja kuupäeva. Vajadusel lisada siis märkuse juurde, kui seda vajalikuks peetakse. Ja uuesti salvestan. Kui dokumendid said lisatud, siis salvestan ja liigun järgmisele lehele. Projekteerimistingimuste taotluse kokkuvõtte tääbil kuvatakse taotlusega seotud andmed, taotluse number, dokumendi PDF-i saab genereerida, vajadusel alla laadida, saab kontrollida teatise korrektsust ja kõik vead ja hoiatused kuvatakse paremale poole taotluse kohale. Punast värvi on vead, ilma nendeta edasi ei saa minna. Ja kui on kollast värvi hoiatused, siis hoiatused on sellised, et ole hea, täida, kui sul on infot ja nendega saab taotlust esitada. See asutus tuleb automaatselt, kui ehitis on lisatud. Ma seda näitan teise dokumendi pealt, seal ta näitab seda ilusti. Ja salvestan ja siis esitan nupuga, esitan taotluse ära. Selline on projekteerimistingimuste taotluste koostamine. Ehitusluba ja ehitusteatis. Esmalt avatakse jälle taotlus selline vaheleht. Vahelehele on toodud esmane info ehituslubade ehitusteatiste kohta ja millistel puhkudel siis ja kellele seda esitatakse. Paremalt pool asuvad nupud, koostan uue teatise või koostan uue loa taotluse. Võtan praegu loa taotluse, sest selle pealt on, vahet ei ole kumbalt alustada, aga kuna nad on ühetaolised, siis ma näitan selle loa poole ära. Oletame, et ma otsin selle ehitise, mille ma soovin taotlusele lisada ja ma tahan näiteks seda olemasolevat hoonet ümber esitada. Kui mul on see ehitis olemasolev, siis sellele ehitisele vajutades üksikaknas kuvatakse talle siis vastav nupp lisan ehitise dokumendile. Programm genereerib selle ehitise taotlusele ja toob kõik need ehitisregistrisse andmed ka kaasa. Ja ülesehitus on siis selline, et mittemuudetavad väljad on valgel taustal halli kirjaga, need ei ole klikatavad. Kui ehitisregistris on neid andmeid, mida saab selle dokumendi või taotlusega asendada, siis ehitisregistrisse kantud andmed asuvad taotluse paremal poolel servas ja täidetavad andmed, taotlusega esitatavad andmed on vasakpoolses tulbas, kohe siis selle nimetuse järel. Oletame, et ma tahan seda tegemist on mitte eluhoonega, ma tahan ta ehitadagi ümber eluhooneks. Siia ma saan siis valida, kas seda on eluhoone, abihoone või mitte eluhoone. Kavandatava ehitustegevuse, kas ma ehitan ta ümber, laiendan, lammutan. Siin saan, oletame, et ma ehitan ta ümber ja siis milline on täpne ehitustegevus. Siit ma valin kompleksse rekonstrueerimise praegu. Ehitise üldinfos kuvatakse nagu ka varem kõiki neid andmeid.
ennem olid need jagatud tääbideks, nüüd nad on kõik ühel lehel erinevates sektsioonides. Siin saab ehitise nimetust muuta, uueks nimetuseks saabki elamu. Näiteks omandiliiki tegelikult ei tohiks saada muuta. Nii, selle ma pean üle vaatama arendajaga. Siis ülejäänud andmed tegelikult on kinnisest ehitusloa taotlusega, neid andmeid ei muudeta ja neid registrisse ei kanta. Järgmises osas on meil ehitise kasutamise otstarbed, kuna siin see abihoone läheb ära, tuleb uus, siis ma lisan sellele uue kasutamise otstarbe. Tuleb üksik-elamu, pindala, ma lisan praegu selle juurde sellepärast, et näidata, kuidas siis ehitise kasutamise otstarvete loetelu tabelis filtrit kasutada. Et kui on selline ehitis, kus on hästi palju erinevaid kasutamise otstarbeid, siis filtri kaudu saab näiteks välja filtreerida ainult see üks konkreetne kasutamise otstarve ja filter toob ainult ühe esile. Ja ristile vajutades siis tühistab selle valiku ja on nähtaval kõik ehitise kasutamise otstarbed. Kuna mul nüüd see abihoone kaob ära, siis ma selle lihtsalt kustutan ära ja seda enam ei ole vaja. Nii, järgmisena tulevad siis ehitise mõõtmed. Tegelikult peaks neid kõiki siin täitma. Oletame, et kõrgus on 9 meetrit. Absoluutne kõrgus on 10 merepinnast. Pikkus on meil oletame 8 ja laius on 9 meetrit. Sügavust ei ole ja nii edasi. Ja kõik nii palju kui andmeid siis selle ehitustegevusega kaasneb, siis siia märgitakse. Ehitise konstruktsioonide materjalid. Ka selles mõttes tuttav vaade, et siin midagi uut ei ole. Uues valikus on siis ripploendid, saab valida mitu loendit varasemate täppide asemel. Kui valitakse muu, siis avaneb lisaväli, kuhu saab siis selle muu lisavaliku lisada. Siin välissein ei ole, paneme, et talle tuleb looduslik kivi selle ehitustegevuse käigus. Katusekatet me ei muuda. Ehitise tehnilised näitajad. Kui need näitajad puuduvad, siis ma kustutan ära ja valin siis õige. Oletame, et tänaseks ehitustegevuse käigus ma kõik need asjad rajan. Lokaalkütte paneme, soojusallikaks, oletame, et tuleb katel, energialiigiks küttegaas, oletame, et see on võrku ühendatav, ventilatsioon, tänapäeval soojustagastusega on selline standardne lahendus, jahutus, suved on meil soojad, meil on lokaalne, oletame, ja gaasi paigaldis nüüd ma peaks saama valida olemas. Ei pea ka, meil tuli siin, et ta oli võrk. Nii, siis ta on puudub. Nii. Siis ehitise asukoht. Kaardil nüüd kuvatakse vaikimisi kohe seda ehitise asukohta, mis tal registris on olemas. Kui selle ehitise kuju on vaja muuta, siis käib see kaardi pealt. Kaardi peal on nupud, salvestan, saan tagasi võtta, saan kustutada, saan joonistada augu, vaatame, ma siia maja sisse, panin nupu ja joonistan sellise augu. Ja siis salvestan ära. Ja siis mul jääbki selline auguga maja siia. Kui on mingeid muid muudatusi vaja teha, et vaja midagi joonistada juurde, et sellele hoonel tuleb veel selline mingisugune kolmnurkne asi veel juurde, siis ma saan seda ka teha. Salvestan muudatused ära. Nii. Miks ta nüüd ma seda ei salvestanud? Ma siis nihutan ta. Natukene lihtsam. Enne siis selliseks selle hoone. Nii. Salvestan muudatused. Nii. Et ehitise kuju siis on ka nähtav.
Kui on tal veel vaja mitu kuju komplekshoone, siis neid kujusid saab siia järjest juurde teha. Nüüd kuna hoone muutub, siis hoone kuju nimetus ka muutub ja ehitise on siis see elamu oli meil ta. Nii. Ehitisel koordinaadid kuvatakse siia alla tabelisse, need saab ka ära peita, siis ta läheb peitu. Saab tühja rea lisada, kui ongi nii-öelda joone katkestus. Paljudel rajatistel on vaja harusid teha, siis siin saab otse neid teha. Siis kui läks valesti, saab taastada viimase versiooni punktid. Kui on Maa-ameti ülelennul kaardistatud ruumikuju, siis saab selle kuju kopeerida. Tuuakse siis Maa-ameti ülelennu koordinaadid siia. Ja kui on hästi suur objekt, joonobjekt või kui on objekti kohta olemas failid koordinaatidega, siis seda faili saab ka üles hakata laadima ja selle osa automatiseeritult ära teha. Ehitise aadress tuleb katastriüksuse aadressi järgi. Kui objekt oleks 2 katastriüksusel, siis kuvatakse siia 2 katastriüksust ja vajadusel siis kas saab teise katastriüksuse juurde lisada või asendada siis selle olemasolevaga, just sõltuvalt sellest, milliselt maaüksuselt tegelikult juurdepääs sellele ehitisele hakkab olema. Et see on nüüd siis selle aadresside määramise normist ja ette nähtud ettekirjutustest siis vajalik määrata. Hoone osadesse lisatakse siis need eluruumid, ehitise osad. Meie räägime ennekõike ehitise osadest, et nad on kas siis eluruumid või mitte eluruumid. Ja kui ma soovin lisada uue osa, siis nupule vajutades hakkan järjest täitma, kas eluruumi mitte eluruumiga. Määran talle korruse, osa numbrid, kui see on vajalik, sõltub jälle aadressi andmete nõudest, et teatud juhtudel ei saa praegu rääkida, ma koolitus. Omavas ehitis olla numbri määramise vajadus. See on selline siis peenem ja täpsem vastavalt siis nendele nõuetele. Oletame, et mul siin hetkel see puudub, siin ei ole vaja edasi eraldi adresseerida neid. Hoone osa pindala, oletame, et sellest eluruum on ainult 50. Kui on rõdud ja lotšad, siis siin saab pindala panna, köetava pinna, tubade arvu. Oletame, et ma 20 ruutu kütta on 1 tuba, 1 köök, avatud köök ei ole. Nii, siis on tualettruumid, tuleb vesi, klosett ümberehituse käigus, pesemisvõimalus, vann ja dušš. Gaasipaigaldis on nüüd olemas, sest et ta tuli kaugkütte ja meil oli lokaalkütteehitisel, soojusallikas oli katel ja energiaallikas küttegaasvõrk. Nii. Ja salvestan, kas ta salvestab ka veel. Praegu täitsa huupi neid andmeid siia panin. Nii, salvestan. Näiteks ma olen siis selle baasiga ühendus katkenud. Loodame, et nii, salvestan. Ei taha praegu salvestada mul seda. Panen korraks loobun. Nii. Kohe täitsa. Nii, nüüd seda ehitise osa mul küll ei tulnud. Peab katsetama veel. Nii, aga ma selle juures pikemalt ei peatu. Kui nüüd see ehitise osa on lisatud, siis siia tuleb ka siis see vastav info, mitu ehitise osa kujus on kokku. Ja katastriüksust kuvatakse vastavalt ehitise ruumi kujule. Et kui ta ulatub üle mitme katastriüksu, siis need kõik katastriüksused kuvatakse siia. Jõudes nüüd siia alla lõppu, kaardi pealt saab lisada uue ehitise, sisestades siis selle ehitise aadressi ja lisades järgmise ehitise. Ja siit saab ka kõik need andmed sulgeda ja jõuab uuesti taotluse algusesse. Igat taotluse lehte tuleb eraldi hetkel salvestada, et tagada andmete jäämine.
et see tääbide vahel liikumine on tinginud selle, et andmed ei pruugi korrektselt salvestuda. Kui samasuguseid ehitisi ehitatakse ühele maaüksusele mitu, on uued ehitised, tänapäeval hästi levinud ehitiste püstitamise viis, siis kui üks ehitis on sisestatud ja teised tulevad juurde, siis seda ehitist kopeerides saab siis neid vastaval arvul siis juurde genereerida. Kui läks midagi valesti, saab kustuta nupuga selle ehitise ära kustutada. Ehitusloa taotlusel, nii salvestan uuesti ära, isikute tääb jälle samamoodi nagu projekteerimistingimuste taotlusel. Rollide valikus on nüüd siis ehitusloale ja ehitusteatisele omased rollid. Siin võib olla olemas juba ehitamist teostav isik, projekti kontrollija, projekti koostaja, uuringute teostaja, mõõdistusprojekti koostaja ja omanikuandmed. Kohalikul omavalitsusel tekib siia roll ka dokumendi sisestaja. Kuna ma olen hetkel autentitud avaliku kasutaja rollis, siis seda rolli siia üldse ei kuvatagi, et selles osas võimalik, et arendaja juba tegi muudatuse, et nad ka parajasti selles testkeskkonnas automaatselt toimetavad. Ja siis vastavalt sellele, et mitmes rollis ma olen, siis teen linnukesed, salvestan ja kõik need kuvatakse siia. Salvestan ja dokumendid. Dokumentide lehekülg näeb laias laastus samasugune välja. Siia saab juurde lisada faile. Failid käivad samamoodi, valin arvutist või lohistan. Lisan siia ühe dokumendi liigiks, valin muu lisa. Vaatame, et sellel numbrit ei olnud. Panen pealkirja, koostaja ja salvestan. Nii. Nüüd ta laeb seda. Ja siia kuvab ilusti siis selle rea. Kui on vaja alla laadida, siis pilvek alla saab alla laadida. Kui neid faile on hästi palju, näiteks kasutusloa taotluse puhul, siis filtri kaudu saab neid liike hakata, siis saab otsida muu lisa või siis on mingid konkreetsed nimetused, mille järgi siis seda soovitakse siis välja filtreerida ja siit ta siis toob selle valiku välja. Ehitusprojekt. Nii, siit mul on pilveke kuhugi ära kadunud, tuleb samamoodi, lisan faili siia juurde. Energiamärgise, need kuvatakse aadressi järgi energiamärgiste tabelisse automaatselt, et kui energiamärgise väljastaja on lisanud sellele energiamärgisele aadressi, siis siia ta kuvatakse ja siia tekst on, aga nupp üle, siin peaks olema selline ketikujuline märk, et see on energiamärgisega. Et ta võtab mul praegu pilvekesega kaasa, aga siia siis saab, see hetkel ei ole tegelikult õige dokument selle kohta, aga siia saab siis selle panna. Kui nüüd see energiamärgis ikkagi ei ole see õige, siis siit saab otsida käsitsi selle energiamärgis üles, mis siis see õige on selle ehitise kohta. Et sõltuvad siis sellest, kuidas energiamärgisel aadressi sisestatakse, sõltub siis see seose leidmine. Tulevikus on plaanis energiamärgiste osas aadresside osa ka standardiseerida ja komponentide kaudu sisestamine lisada, et tagada täpsem leitavus. Nii. Siin alumises plokis kuvatakse kõiki ehitisega seotud dokumente, mis ehitisregistrisse on kantud. Siin võib olla ka dokumente tegelikult, mis on koostamisel, et kui keegi on hakanud mingit ehitusloa taotlust koostama, aga on see pooleli jäetud, siis see peaks siia ka tulema. Aga seal nüüd sõltubki sellest koostamisel oleva taotluse andmestikust, et kas ehitisele aadress on külge pandud ja kui kaugele see dokumendiga on jõutud. Ja siit saab siis neid dokumente ka alla laadida, et tutvuda, et mis selle kohta varasemalt on esitatud. Salvestan selle dokumentide lehekülje ära. Kokkuvõtte lehekülg. Taotluse kokkuvõte, kes menetleb,
kõik need andmed, lisan siia, et ma täna selle koostan. Ja riigilõivu info. Riigilõivu info arvutatakse siis vastavalt riigilõivuseadusele. Kui on mitu ehitist, kuvatakse nii mitu ehitist siia tabelisse, mille alusel siis see riigilõiv kokku siis arvutatakse. Maksesaaja info, kas siis saajaks on kohaliku omavalitsuse ise või kohaliku omavalitsuse poolt määratud asutus. Tallinnas võib see olla siis kas linnakantselei või keegi teine, sõltuvalt siis sellest, kes kuidas on siis seda oma sisekorralduses teinud. Kui on viitenumbrid, siis kui kohalik omavalitsus on selle viitenumbri siin ehitisregistri süsteemis oma asutuse külge lisanud, siis need kuvatakse ka siia tabelisse. Makseselgitus, kui on rohkem ehitisi, on ka rohkem ehitisregistri koode siin reas. Ja siia saab lisada ka maksekorraldusfaili. Lisame siit faili ja see läheb kohe, tekib siia. Saab pilvekesest alla laadida. Kui läks vale fail, saab faili ära kustutada. Salvestan ja esitan. Nii, nüüd ta hetkel mul kontrolli ei teinud, aga siit siis järgneb nüüd allkirjastamise protsess. Ma sellele ei hakka praegu ka aega raiskama, sest meil on veel välja palju vaadata vaja. Nii. Ehitamise alustamise teatis. Ehitamise alustamise teatise puhul ka tekib vaheleht. Ehitamise alustamise teatise eesmärk on ehitusloa taotlenud isikul täita kohustus teavitada kohalikku omavalitsust, et ta hakkab nüüd ehitama. Tegemist on hästi lihtsa teatisega. Nupule vajutades genereeritakse ehitamise alustamise teatis. Ehitamise alustamise teatisele lisan selle ehitise, kus ehitamist alustatakse. Võtsan siin ühe ehitise, ütleme selle Printsutee korterelamu. Ehitusluba on antud, lisan ehitise dokumendile. Ta genereerib siia selle. No, see eile täitsa töötas. Vaatame, kas äkki mõne teise ehitisega. Vaatan, kas sellega lisan ehitise dokumendile. Nii, tuli. Võimalik, et ma olen selle juba number 4 hoone juba siin katkit testinud, seda ka aeg-ajalt juhtub. Siia kuvatakse automaatselt alusdokumendid. Kuna hetkel on tegemist testkeskkonnaga, siis testkeskkonnas neid alusdokumentide seosed hetkel veel ei tööta, need tulevad laivis tööle. Aga siia siis kuvatakse siis ehitusluba, mis sellele ehitisele on antud, milline oli selle ehitise kavandatav tegevus, kas oli tegemist püstitamise, ümberehitamise või lammutamisega. Ja siia taotleja siis märgib, millal ta hakkab ehitama, kas ta sisestab selle käsitsi trükkides või valib kalendrist, et täna oletame, et pühapäeval hakkame ehitama. Ja rohkem andmeid tegelikult täita polegi vaja sellel lehel, et kõik ülejäänud andmed tulevad registrist. Igaks juhuks saab taotleja veel veenduda, et jah, see ehitis on see, mida hakatakse ehitama. No antud hetkel, kui need ehitised on juba vahepeal valmis saanud, aga oletame, et siin olekski ainult siis tühi plats ja seda ehitist kuvatakse, siis selle kaudu saab seda siit vaadata. Ehitise koordinaadid ja katastriüksus veel kord, et veenduda, et ikka õige asjaga on tegemist. Salvestan ära ja liigun järgmisele lehele. Isikute rollid jälle täpselt samamoodi. Valin nii palju, kui neid rolle ühel isikul on. Oletame, et ongi kõigis rollides ise. Salvestan lehekülje ka ja liigun dokumentide lehele. Dokumentide lehel kuvatakse ainult ehitisregistris ehitisega seotud ehitisi või neid dokumente. Siit saab veel vaadata, kas ehitamise alustamise teatis ikka esitati, see on tegelikult juba esitatud, aga võib-olla siis ei alustatudki ehitamist.
või muutusid mingisugused asjaolud, ehitaja oli hoopis keegi teine, vahepeal võõrandatigi see ehitis ära ja siis ehitama asuv isik esitab ise omalt poolt need andmed, et ta teeb ikkagi kõike ise. Ja kui on mingisugused andmed üle tulnud, siis ka neid saab siit vaadata. Kokkuvõtte lehel saab kontrollida teatise korrektsust, saab selle koondvaate alla laadida, välja vajadusel printida ja kellele see teatis läheb. Dokumendi kuupäeva lisame. Ühel hetkel tuleb see automaatselt registrisse kandmisel. See täitmise kuupäev on ennekõike praegu seetõttu lahtine, et kui selle dokument on esitatud paberkandjal kohalikule omavalitsusele, siis kohalik omavalitsus saab siit otse neid andmeid siis sisestada nii, nagu siis talle need esitati. Et kui esitati eelmisel nädalal, siis siia tulebki siis eelmise nädala kuupäev. Nii, siin sellel lehel on nüüd näha need hoiatused ja vead. Vigade loetelu, et puudub isikrolliga teostav isik või näiteks omanikujärelevalve tegija. Siia need lingid hakkavad ka tööle, kui me laivi jõuame, et ta viib siis õigele leheküljele siis seda tegevust parandama. Ja hoiatus hetkel on meil pandud siia sellele testiks, et kas ta seda kontrollib ja mismoodi ta kontrollib, et esmane kasutusele aastane ehitisel puudu. Ilmselgelt hetkel, kui ma esitan ehitamise alustamise teatist, on see täiesti kohatu kontroll, aga et teile näitamiseks, et siit saab siis seda selliselt näha. Ja esitan nupu kaudu, saab selle taotluse ära esitada. Ehitamise alustamise teatis on selline dokument, mida ei menetleta ja seetõttu läheb see kohe registrisse. Kohalik omavalitsus saab teavituse, et ehitamise alustamise teatis on registrisse kantud. Kui ehitamise alustamise teatisel on isikuid, kes ei ole pädevad neid toiminguid tegema, siis kohalik omavalitsus teavitab sellest Tehnilise Järelevalve Ametit ja Tehnilise Järelevalve Amet alustab siis vastavat järelevalve menetlust, selgitamaks välja, kas siis pädevus on või ei ole, kas tohib ehitada või ei tohi. Et see on üks suuremaid muudatusi, mis uue ehitusregistriga tuleb. Ja siis selles osas läheb kohalikul omavalitsusel võib-olla mõne võrra ka kergemaks elu, et neid liigutusi, et kannab täiendavalt registrisse ehitamise alustamise teatiste puhul tegema ei pea. Ehitamise menüüst leiab veel täieliku lammutamise teatise. Tegemist on ka hästi kerge dokumendiga. Vahelehel on lisatud kokkuvõte, mida täieliku lammutamise teatis endast kujutab. Nupu peale vajutades saan koostada uue dokumendi. Nii, tuli. Tunduski kahtlane. Nii. Samamoodi, oletame, et ma selle printsul nüüd võtan mõne hoone maha. Tähendab, see oli juba maha võetud. Tegelikult täieliku lammutamise teatise eesmärk on see, et ehitis sai lammutatud. Tal võib-olla oli isegi luba ja teatised olemas. Võtame selle sidekanalisatsiooni. Lisan ehitise taotlusele. Märgin, millal ma selle ära lammutasin. Oletame, et see saigi esmaspäeval lammutatud. Salvestan ja kõik ülejäänud dokumendile kantud andmed tulevad registrist. Ehitise aadressid, kasutamise otstarbed. Sellel ehitisel kuju ei ole üldse kaardile, aga tal on palju lõike. Seda ma peaks täitsa kontrollima, kas nüüd kaart lihtsalt ei kuva seda rajatist. See võib ka olla. Nii, tuli. See kuju tuli nüüd siit servast, see siis näitab, et see ehitis on sellise lõiguga. Kuju 5. Ka, et saab kaardilt vaadata, kuidas see ehitis siis oli. Nii, kõik need aadressid, kuhu ehitis on, mis ehitise alla jäävad. Katastriüksused, mis ehitise alla jäävad, kõik on siin ära kuvatud. Nii.
salvestan andmed, liigun isikute lehele. Vajadusel lisan rolle. Kui siin oli keegi, kes lammutas. Ehitamist teostav isik olin ka ise, salvestan. Nii, aga nüüd ta ei salvestanud. Ehitamist teostav isik, salvestan ja salvestan. Nii, tuli. Natuke kiirustasin. Ja isikute rollid kuvatakse siia. Siis dokumentide lehekülg, ehitusregistriga seotud dokumente kuvatakse. Siin ehitusseadustik ei nõua ja ei võimalda tegelikult ühtegi lisadokumenti siia lisada. Ja siis kokkuvõte. Saan kontrollida dokumendi korrektsust. Salvestan dokumendi PDF-i või lisan alla. Ja siia saab siis lisada selle dokumendi esitamise kuupäeva. Nii, hetkel ta nõuab. Oletame, et ma tahangi siis selle mõõdistusprojekti koostajaga panna. Nii, salvestan, kokkuvõte. Nii, kontrollin korrektsust. Nii, see kontrollin korrektsust läks mul nüüd katki. Ühesõnaga, ja siis salvestan ja esitan. Esitamise nupu järel nüüd, kuigi tegelikult on ka täieliku lammutamise teatis hetkel selline dokument, mida ei menetleta, siis erinevalt ehitamise alustamise teatisest ei lähe see dokument kohe otse registrisse, kuigi ehitist enam ei ole, vaid kohalik omavalitsus kinnitab seda täiendavalt, seda registrisse kandmist just seetõttu, et hetkel seadustik ei näe väga ette, kes ehitise täieliku lammutamise teatise esitab. Ja kui keegi mõtleb õhtul, et teeb äkki pulli, esitab natuke lammutamise teatise, siis meil võib väga palju ehitisi registrist ära kaduda, et nad on lammutatud ja selle vältimiseks siis hetkel jääb see juhtiv roll kohalikule omavalitsusele täita, et ükshaaval vaadatakse need lammutamise teatised üle, et kas ikka on ehitis lammutatud. Ja see, kuidas seda kohaliku omavalitsuse enne kinnitamist teeb, on siis kohaliku omavalitsuse enda töökorraldus, kas ta läheb koha peale vaatama, veendub, et ehitist enam ei ole. Et meil lihtsalt on siin juhtunud selliseid juhtumeid, kus taotleja on kogemata märkinud rohkem ehitisi lammutatuks, kui tegelikult lammutati ja pärast nende ehitiste tagamise saamiseks tuleb esitada lihtsalt täiendavalt andmete esitamise teatisi. Ja seetõttu on see dokument siis selline, mis läbib siis nii-öelda vahekontrolli. Kasutamise puhul kasutusloa taotlus, vahelehelt saab alustada. Kõik väike tutvustus on ka vahelehe peal, saab koostada taotluse või teatise ja ma siit ühe genereerin, et ta näeb jälle täpselt samasugune välja, lisan ehitise, lisan isikud, kes on selle taotlusega seotud, lisan dokumendid, nii palju kui neid siis lisada on vaja. Uus muudatus on see, et kaustasid eraldi teha ei saa, dokumendid lisatakse failidena või digikonteineritena ja neid saab siis süstematiseerida. Kui on dokumendi liigiks nimetus ongi näiteks kaetud tööde akt, siis kaetud tööde aktid saab lihtsalt filtri kaudu välja võtta ja neid siis alla laadida ja vaadata. Failidele saab ka lisada märkuseid juurde, kui tegemist on näiteks sellise dokumendiga, mida kindlasti on vaja näiteks eristada, et on mingid teostusjoonised, aga on gaasile eraldi, on elektrile eraldi, võib-olla on mingisugune erisus veel, et neid on küll neid ühetaolisi dokumente mitu, aga erinevatele asjadele tehtud, erinevatele etappidele. Ja näiteks märkustesse saab siis selle täpsustuse teha. Ehitusprojekti saab juurde lisada. Lootus on, et ühel hetkel juba sisestatud ehitusprojektid tuuakse siia automaatselt üle. Arendaja hetkel sellega tegeleb, et neid seoseid ja ühendusi teha selliselt.
ja kui ehitisega on ehitisregistrisse veel lisatud dokumente, siis on need kõik siit nähtavad. Nii. Ja siis andmete esitamise teatis. Nüüd andmete esitamise teatis on selline dokument, millega ehitisregistris parandatakse neid andmeid, mis on aegunud, puudulikud või lausa valed, aga nende andmete muutumine ei ole toimunud ehitustegevuse käigus. Selles mõttes, et kui ehitise kõrgus oli 9 meetrit, on registris on 9 meetrit ja nüüd täna mõõtes, kuna on täpsustunud mõõteseadmed, on läinud veel täpsemaks, muutus meil nulli määratlus varasema Kroonlinna nulli asemel Amsterdami nulli järgi, siis see võib tingida ehitise andmete muutumise valeks ja sellise andme muutmine käibki andmete esitamise teatise kaudu. Ja see on nende andmete tõestamiseks siis taotleja esitab siis vajadusel siis projekti, kus on näidatud, et jah, et see hoone on ehitatud ehitusprojekti kohaselt, aga lihtsalt need andmed on valed või kohalik omavalitsus soovib ise mingeid täiendavaid tõendusi saada, et see muudatus ei ole toimunud projektist mööda ehitamise või mingi muu sellise reaalse ehitustegevuse tõttu, et siis kohalik omavalitsus seda ka täpsustab. Ja andmete esitamise teatise kohalik omavalitsus saab siis menetleda selles mõttes, et taotleja taotleb läbi või esitab selle läbi ehitusregistri, menetleja vaatab selle dokumendi üle, vajadusel saadab tagasi täiendamiseks ja kui on kõik korras, siis kannab selle registrisse. Kui ehitisregistri andmed on muutunud mingisuguse ehitustegevuse käigus, näiteks korter jagati 2, siis eeldatavalt siis selle kahe toa vahele olev ukseauk mingisugune ehitati kinni ja see tegelikult vajab juba siis ehitusteatise või ehitusloa esitamist, sõltuvalt siis millise ehitisega on tegemist, lähtudes siis ehitusseadustiku tabelist, et ta klassifitseerub sinna alla, et kuigi korteri 2 jagamist või kokkuehitamist otsesõnu seal tabelis ei ole, aga tegevus ise on ehitamine, siis seda registris kajastatakse siis ehitusteatise või ehitusloa taotlusega. Ja kui on mingisuguseid muid toimetusi tehtud, siis kohalik omavalitsus täpsustab, millist dokumenti täpselt esitama peab. Kui seda tabelis ei ole märgitud ehitustegevus, siis registris saab esitada muu lisas nimetamata rajatise, ehitise või hoone või rajatise, loa või teatisi objekte. Et see jälle kohalik omavalitsus ise määratleb, et kas see ehitustegevus on olulise mõjuga. Meil on hiljuti sagenenud tänavavalgustuste registrisse kandmine, et kas ta peab seal registris olema, kas selle jaoks on vaja taotleda luba või teatis, siis see sõltubki ennekõike kohalikust omavalitsusest, aga minu isiklik arvamus on see, et kuna seda ehitist ehitatakse, ütleme tänavavalgustus, see mõjutab väga paljusid inimesi, see võib vajada tänavate osalist sulgemist, kaevetöid, siis ja tegemist on ehitamisega, siis sellised objektid võiksid olla registrisse kantud. Neid, kuna nendele tavaliselt koostatakse ka projekt, määratles ära täpselt, kust need toited tulevad, millised lambid sinna paigaldatakse, kui kõrged need postid on. Ja seal on väga palju asju, ja kindlustusjuhtumid ka viimasel ajal on hakanud küsima, kui siin liiklusõnnetuste käigus neid poste maha sõidetakse, et milline on ehitisregistris oleva ehitise registrikood. Et see vajadus võib juba tulla ka mitmelt poolt mujalt selle ehitise registris kajastamiseks. Teisalt annab see ka infot nendele isikutele, kes selles piirkonnas elavad, et kui nad on tellinud
tegevuse teavituse endale meili peale, siis niipea kui ehitusluba hakatakse talle huvipakkuvas piirkonnas tegema siis või esitama, siis ta saabki tutvuda ise ka, et lähiajal on sellised toimetused tulemas. Aga andmete esitamise teatis on samasugune nagu kõik teised. Andmete esitamise teatisega saab muuta ainult ehitisregistrisse kantud ehitiste andmeid või sisestada ehitise, mis on tegelikkuses olemas, aga ehitisregistrist puudub. Need nii-öelda kontrollitavad ehitised, mis on kas siis hooneregistrist kogemata välja jäänud ja siis teatud juhtudel siis ka ebaseaduslikult rajatud ehitised, sest et ehitise olemasolu registris ei tee teda seaduslikuks ja ehitisregistrist puuduv ehitis ei tähenda, et on ebaseaduslik, et nendel ehitistel on väga pikk ajalugu taga ja nendest, millal ja kuidas neid täpselt registrisse kanda, tulevikus on tulemas koolitusi, kus meie juristid siis veel kord täpsustavad üle, nii nagu ka 2015 aastal neid koolitusi tehti, et siis saab sealt küsida neid täpseid küsimusi, kuidas ja millest siis lähtuda nende ehitiste registrisse kandmisel. Nii. Ma siin ühe näidise teen, võtame siit Mustamäe 3 ärihoone näiteks. See ehitis on küll kasutusel, aga ma lisan ta dokumendile, siis te saate veel kord vaadata. Samamoodi kuvatakse siis selle ehitise selline pealkiri, seda saab siis siit noolest kinni panna, lahti teha ja kõik ehitise andmed siis, mida on vaja siis siin muuta või täiendada, mis on valeks läinud. Need andmed ja palju taotluse täitmisel on ka see võimalus, et täidan siin need andmed ära ja panen siis selle üldinfo kinni, et ta mul enam ees ei segaks. Kasutamise otstarbed, kui kõik on korras, panen selle siit ka miinusest kinni ja tegelen ainult sellega, mis võib-olla mulle siis huvi pakub, et on see siis need mõõtmed, mis vajavad korrastamist, kui mõõtmed on üle käidud, panen kinni, konstruktsioonid, välisseina liik, kui see klaas-betoon vahetäitega sõrestik on vananenud nimekirjast, siis siia valingi siis uue sobiva valiku, väike suur plokk näiteks ja kui see sai tehtud, panen ta eest kinni. Tehnilisi näiteid võib-olla ei soovigi täpsustada, saab ka selle kinni panna. Nii. Siin ta mul ehitise asukohta nüüd üldse ei näita. Tundub, et ehitisel seda ei olegi ja siis saab sellele ehitisele siin selle kuju lisada. Kujule vajutades, siis saan hakata seda kaardi peal joonistama ja siit allapoole siis kuvatakse kogu selle ehitise kujudega seotud info, ehitise osade andmestik. Nii, panen siit kõik need kinni, siis jõuab ilusti kohe ülemisele lehele, salvestan ära. Isikute lehekülg on ka siin täiesti olemas, kõik samamoodi dokumendid, kui ma soovin siia midagi lisada. Mul on mõõdistusprojekt, millest lähtuvalt ma ütlen, et need andmed on sellised ja kokkuvõte. Jälle saab kontrollida. Erinevus nüüd siis teistest dokumentidest on see, et siin ma saan selle teatise esitamise põhjuse valida. Et kas ma täiendan, parandan, võib-olla ongi siis ehitise lisamine ehitise vanade dokumentide alusel. Kui siin on midagi muud tehtud, siis ma saan neid andmestikke siit korrastada. Siit valin selle põhjuse ära. Ja kui on vaja, siis täiendan näiteks alla 20 ruuduste ehitiste puhul, mis ei ole loega teatise kohustuslikud, aga pangad nüüd nõuavad, et see ehitis oleks registris registreeritud, kuna see võib olla kas siis laenuobjekti või kindlustuse puhul kindlustatud objektiga tegemist, et siia siis võib-olla ongi, et pank ja kindlustus nõuavad, et see ehitis oleks registreeritud ja esitan siis selle, salvestan ja esitan siis selle ära.
ja läheb siis menetleja töölauale lahendamiseks. Et need oleksid nüüd selline ülevaatlik selline koolitus siis, kuidas taotlust ehitisregistris, nüüd siis selles uues ehitisregistris koostada.